See on Juhan. Ta on viimased 2 kuud põrandaid pesnud, sest elu pole nii libedalt läinud, nagu ta oleks tahtnud. Juhani tõeline unistus on tegelikult saada tantsijaks. Muusika laseb Juhanil unustada elumured ning nõnda kaovad meelest ka tähtsad pisiasjad, nagu märgistada pestud libe põrand. See on baleriin Tiiu. Lisaks tantsule meeldivad talle kõrged kontsad, rongisõit ja romantika. Tundub, et noored liiguvad samas taktis. Libe põrand ja sobimatud jalanõud ei ole neile mingiks takistuseks. Või siiski. Päriselu ei ole muusikal ja libe põrand ei ole tantsuplats. Libiseda ja komistada võib meist igaüks, sõltumata vanusest, ametist ja tervislikust seisundist. Libisemise sagedamini esinevaks põhjuseks sisetöödel on märg põrand ning välitöödel libedus. Põrandapesija peab olema teadlik oma tegevusest tulenevatest ohtudest ning olema ettevaatlik. Vältima pestud põranda niiskeks jätmist, sest märjal põrandal liikujad võivad libeduse tõttu kukkuda. Ajaks, mil pestav või pestud põrand on libe, on soovitatav välja panna seal liikujatele hoiatusmärk. Lisaks vedelikele võivad libisemist põhjustada ka tahked osakesed, nagu näiteks tolm, graanulid või saepuru. Need tuleks viivitamatult koristada. Kui ei saa vältida libedust töökeskkonnas, siis tuleb valida jalanõud, millel on libisemisvastane tald. Iga töötaja peab teadma, milline on korras töökoht ja kuidas seda korras hoida. Tegelikult oleks piisanud ka mõnest sildist. Aga nagu eestlased ikka ütlevad, ega küll küllale liiga tee.